See on see aeg, kus me kohtume kliendiga ja nüüd on küsimus, mida teha ja mida mitte teha. Piltide peal tekkinud positiivne emotsioon on see, mida see klient ka kohale tulles ootab. Ehk siis on pisikesed nüansid ja targad nõksud, mida sa saad kasutada selleks, et selle kohtumise tulemuslikkus oleks nii hea kui võimalik. Kui sa oled pereinimene ja sul on näiteks lapsed ja mõni lemmikloom, saada nad õue jalutama. Kui lemmiklooma ei ole, anna lastele taskuraha, last lähevad ostavad poest jäätist. Miks see oluline on? Mida vähem inimesi viibib kodus sellel hetkel, kui klient selle kinnisvaraobjektiga tutvuma tuleb, seda mugavam on sinul neile seda näidata ja seda mugavamalt ja rahulikumalt saavad nemad sellega tutvuda. Inimestele meeldib ringi käia, vaadata, küsida, tee neile kõigepealt tutvustav ring, räägi ära kõik olulised nüansid, mida sa arvad, et neil teada oleks vaja. Sentimentaalsed väärtused seejuures ei ole oluline koht, mis tihtipeale pigem mitte ei aita müügile kaasa, vaid võib saada takistavaks teguriks. Lase klientidel küsida küsimusi. Mis on nende jaoks oluline, mida nad teada tahavad, miks nad just seda kodu vaatama tulid, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi. Veel mõningad sellised väga huvitavad tehnilised nüansid, mida sa saad teha. Kodu on reeglina soe ja mõnus koht, kuhu tulla. Valmista kohvi, küpseta mõned pirukad. Kui sa ise küpsetada ei oska, mine käi kuskil poest läbi enne, võta mõned pirukad koju. Kõige selle asja mõte ei ole külaliste kostitamises, vaid selles, et kui inimesed tulevad sinu juurde külla, et nad tunneksid kas siis kohvilõhna või pirukate lõhna, kui sul on kodus kamin või kaminasse tuli, pane kindlasti põlema kõik tuled selleks, et oleks võimalikult valge ja jääb avar mulje. Alati ei õnnestu, kui võimalik, siis leppi kohtumine kokku päevasesse aega, kus on võimalikult palju päevavalgust, tekib see ettekujutus, et kuidas seal igapäevaselt elada oleks. Kui sa oled tutvustava tiiru ära teinud, oled vastanud klientide küsimustele ja neil on huvi selle vastu, mis sul neile pakkuda on, siis tõenäoliselt nad ühel hetkel küsivad kommunaalarvete kohta. Pane need juba kuskil aegsasti endale valmis, selleks, et kui see teema päevakorda kerkib, sul on kohe võimalus neile näidata. Päris viimase aasta ja kommunaalarveid ei pea kokku korjama. Hea on see, kui sul on üks arve näidata suvisest perioodist ja teine arve talvisest perioodist. Kui ostjad on ära läinud, leppige kokku järgmistes sammudes, anna neile aega järelemõtlemiseks. Soovitavalt helista nendele paari päeva jooksul, küsi, milline on tagasiside, kas neil on huvi, kas nad on astunud mingeid järgnevaid samme, on nad suhelnud pangaga, et sa ise teaksid, millises faasis sa kogu selle müügiprotsessiga oled. Mõnikord võib juhtuda see, et ostjatel on nii suur huvi, et nad tahavad seda kohe ära osta, aga samas kardavad, et äkki keegi jõuab enne jaole. Sellisel juhul on sul võimalus ostjaga kokku leppida korteri broneerimise osas, aga sellest räägime juba meie 10. punkti juures, mis saab siis, kui minnakse tehingusse.